tere! Räägime täna sellest, mis on hüpnoos ja mida hüpnoosi abil siis saab teha. Et hüpnoos on üks kiirem abivahend oma erinevate mõttemustrite muutmiseks. Mulle meeldib see näide, et küsida, et kas sa elaksid majas, kus on 10 tuba ja sa oled nendest tuttav ainult ühega ja ülejäänud 9-sse sa ei piilugi. Ei ole vist väga reaalne, on ju. Aga ometigi oma teadlikus elus väga paljud inimesed seda just teevad. Et kui me vaatame oma elu, vaatame elule, kus sa praegu sellega oled ja millest sa oled võib-olla unistanud kunagi, kus sa tahaksid olla. Kui suur on seal see vahe? Ja kui sa tunned, et sa oled isegi jõudnud sinna unistusteni, siis millist vaeva oled sa pidanud nägema? Et väga tihti on nii, et me töötame ainult 10%, et me panustame 10%. Ehk siis, kui me vaatame oma elu, siis 90% sellest elust juhib meie alateadvus. Kõik meie alateadlikud uskumused, käitumismustrid, hirmud, kõik ruulivad meie alateadvust. Ja 10% on siis see teadlik meel. Ja teadlik meel näiteks, kui me võtame võib-olla töötulemusi, eks, või näiteks teil on ettevõte või tahate luua ettevõtte, ja te teete kõikvõimalikke tegevusi, füüsilisi, päriselt tegevusi, füüsilises käega kasutavas maailmas. Ehk siis te tegelete turundusega, te tegelete tootearendusega, mis iganes see valdkond siis on. Loote, püüate ühesõnaga jõuda turule, panustate täielikult. Hoolimata sellest, kui palju sa panustad tegelikult ainult selle 10% ulatuses seda, millest sa oled teadlik, mis on nii-öelda vee peal. Aga selleks, et saada erakordseid tulemusi ja jõuda oma eesmärkideni kiiremini, selleks tuleb panustada ka sinna 90%, mida juhib sinu alateadvus, mis on sinu alateadvuses. Saada teadlikuks sellest, millised on need uskumused, millised on need hirmud, millest me ei ole teadlikud. Ja kui me oleme neist saanud teadlikuks, võib-olla me oleme saanud neist teadlikuks. Ma tean, et ma ei väärtusta ennast piisavalt. Enamus inimeste probleem, mida me eitame, mida me ei taha vaadata. Aga kui meil on probleeme rahaga, kui meil on probleeme suhetega, siis me ei väärtusta ennast piisavalt. Me usume, et me ei ole piisavad millestki. Kes piisavalt targad, piisavalt ilusad, mis iganes, piisavad. Okei, me teame seda uskmust, et kuidas edasi. Et siis on hästi palju, eks öeldakse, et et kasutage afirmatsioone, ma kasutan afirmatsioone. Ja või kasutada küll afirmatsioone. Aga jällegi, afirmatsioonid toimivad nii-öelda, et see on natuke see fake it till you make it, et sa muudkui ütled neid selles olevikus ja iga päev lausud neid. Aga kui sul on väga tugev mingisugune konarus seal alateadvuses selles valdkonnas, siis sellest on väga raske üle saada, sul läheb kaua-kaua aega. Miks? Et praegu, kui me siin räägime, siis meie ajulained, aktiivsus on beeta tasandil. Ja näiteks, kui me läheme nüüd hüpnoosi, ma viiksin su hüpnoosi, lõdvestaksin sind, aitaksin sul lõõgastada, siis ajulained aeglustuvad ja sa lähed alfa tasandile. Ja alfa tasandil oleme me juba 200 korda rohkem vastuvõtlik sugestioonidele kui tavaelus.
ehk siis see on juba üks väga oluline näide, miks siis hüpnoos toimib. sa oled lihtsalt vastuvõtlikum, sa oled lõõgastunud. hüpnoosi seisundis, selles alfa seisundis sa suudad fokusseerida ennast ainult ühele asjale. me teame küll, kuidas see elu muidu on, telefonid, võimalik multitasking. Alfas me läheme ühele tasandile, me kuulame ainult siis seda sugestiooni ehk see läheb sulle sügavuti. Teiseks, väiksed lapsed on tegelikult esimesed aastad oma elust kuskil 5., 6., võib-olla 7. aastani, eluaastani alfa tasandil. Ja enamus meie sellised hingehaavad ja uskumused, väga suured, on just pärit sellest ajast, siis kui me olime väga vastuvõtlikud ja võib-olla keegi, naabritädi, võib-olla meie enda vanemad, keegi ütles midagi, mis salvestus meie alateadvusesse. Laps võtab kõike väga isiklikult, väga enesekeskselt ja sealt siis see uskumus või see ütlus, mis seal jäi, sellest on saanud uskumus tänaseks ja see nii-öelda saboteerib meie elu. Ehk siis me usume ikka seda naabritädi või seda ema või seda isa või vanaema või keda iganes et me ei ole väärt või me tegime midagi rumalasti või ei saanud hakkama. ja tänases elus siis mängib see nii-öelda meie õnnes ja, ja hakkama saamises palju rolli. Ehk siis ja, et kui sa oled jännis mingisuguse enda eluvaldkonnaga või sa tunned, et see võiks paremini olla või sul võiks olla rohkem sellist kuraasi, julgust asju teha või sul võiks olla rohkem selgust, et siis on hüpnoosis tegelikult hästi palju abi, sest hüpnoos aitab näha ja aitab ka salvestada siis uusi uskumusi, uut lugu endale. just seda, mida sulle vaja on, mida sa soovid. ehk siis aitab vabaneda nendest piiravatest uskumustest, mis meil on. ja mis siis veel? ja meie keha ei tee vahet ehk siis sellel, mida me ette kujutame ja kas see päriselt juhtub. et mul on selleks isegi üks harjutus. ma kutsun sind üles, sulge oma silmad hetkeks ja kujuta ennast ette kõndimas ühes suures aias, kus on palju viljapuid. sa kõnnid nende viljapuude all ja jõuad suure sidrunipuuni. see suur sidrunipuu on pakse kollaseid mahlakaid sidruneid täis. tunned seda kerget mõrket sidrunilõhna ja sirutad käe, et võtta endale üks sidrun. nuusuta seda sidrunit, mis lõhna sa tunned. puuduta sõrmedega seda kollast koort, pehmet kollast koort. tunne seda enda käes. imetle seda ilusat säravat kollast värvi. ja nüüd teise käega võta oma taskust väike taskunuga ja lõika see sidrun pooleks. sidrun on mahlane ja mahl voolab sinu sõrmede vahelt välja. ja sa liipsad oma sõrmi ja pigistad ühtlasi sellest poolikust sidrunist mahla oma suhu. nii hea, nii värske, nii hapu.
sidrun. Kui sa oled valmis, võid silmad avada. Kus on sidrun? Ma arvan, te kõik tundsite suus kerget sellist sülge, mis sidruniga kaasneb. Aga päris sidrunit ju ei olnud. Et täpselt niimoodi tegelikult toimibki, et meie keha reageerib nendele sugestioonidele, et seetõttu on hüpnoosi abil näiteks ka kergem taastuda, kui te taastute mingist raskest haigusest, operatsioonist, haigustega üldse tihti inimestel ongi sageli mingi uskumus, et neil ei ole sügavat soovi sellest kiiresti terveneda, sest nad usuvad, et kuidagi on kasulik see haigus neile. Ja see on väga alateadlik, mida sulle tundub see täiesti absurdne, et see nii ei ole, aga see võib nii olla. Et mul on ka enda praktikas olnud, kus inimesed, kellel on kõndimisega probleem näiteks ja kui sa teed hüpnoosi, siis pärast seda ta suudab kõndida väga ilusti. Et lihtsalt selleks, et see oleks see tulemus püsiv, sa pead seda jätkama, on ju. Olema see soovi jätkata. Ja. Sessiooni käigus siis, mis veel on, et sessiooni käigus mõned inimesed ütlevad, eks, et aga mulle äkki see hüpnoos ei mõju. Mõjub küll, et kui sa oled vaimselt terve, siis hüpnoos alati mõjub. Et lihtsalt võib seal olla selle sessiooni käigus, siis sa läbid neid erinevaid perioode, eks sa oled alfas, beetas, deltas, teetas. Mis see tähendab? See tähendab, et vahepeal sa oled tõesti nii, et sul on fookus ainult minu häälel ja sa kuuled ja sa oled lõõgastunud. Vahepeal sa võib olla uinud ja sa ei kuule. Ja see ei tähenda, et see ei toimi. Ja vahepeal sa võib-olla, sul on tunne, et sa kuuled kõik, et sa kuuled mööda sõitvat autot ja sa kuuled minu häält ja et see nagu ei mõjukski. Sel hetkel sa oled beetas. Aga tegelikult kogu selle sessiooni käigus sinu alateadvus ikkagi salvestab. Et tegelikult hüpnoos toimib kõigile tervetele, vaimselt tervetele inimestele. Skisofreeniaga võib olla probleem, eks. Pruugi see toimida. Ja mis ma veel ütlen teile siis? Ja mida veel, et hüpnoos tegelikult, sa hüpnotiseerid iseennast kogu aeg. Et seda on ka oluline aru saada, et tegelikult see, kus sa praegu oled, ongi enesehüpnoosi tulemus. Kui sa ei ole sellega rahul, siis tuleb ümber õppida. Et ka kõik see meie sisekõne iseenda kohta. Et kui me räägime, et näed, jälle sa tegid seda või küll ma olen loll või küll ma olen nii või naa, siis see on ka enesehüpnoos. Et sa kogu aeg kirjutad nii-öelda üle ja süvendad siis seda negatiivse kõnega oma uskumusi. Ja lisaks hüpnoosis me oleme tegelikult iga päev, kui me näiteks ärkame ilma äratuskellata, kui sa niimoodi vaikselt ärkad ja oled selline poolunes, et siis tegelikult ka su aju on alfalainel, kui sa kohe ei hüppa üles, ei haara telefoni ja su nii-öelda aktsiooni. Ja sama õhtul magama minnes. Et kui sa uinud vaikselt, et samamoodi oled tegelikult hüpnoosi seisundis. Ja ongi väga hea näiteks salvestada hüpnoos ja mängida seda õhtuti, kui sa oled juba voodis, sa ei ole veel nii väsinud, et sa kohe kukud magama. Aga sa kuulad seda ja siis hüpnoosi lõpus sa jääd ilusti magama, vajud delta tasandile ära. Et see on ka väga efektiivne viis nagu iseennast aidata. Või siis on hüpnoosi salvestus. Ja läbi selle siis mängida seda endale iga kord ja ennast aidata.
vot, mis me siis rääkisime? me rääkisime, et hüpnoos toimib väga hästi. Et meie aju on 200 korda vastuvõtlikum alfa tasandil kui tavaelus ärkveloleku ajal. me rääkisime sellest, et 97% inimestest jõuab hüpnoteraapias 6 sessiooniga tulemuseni versus psühhoanalüüsis 38% inimestest jõuab 600 sessiooniga tulemuseni. mis ei tähenda, et hüpnoos kõigile sobib, eks. Et meil on erinevad inimtüpaažid, erinevad probleemid. aga et nendele, kes soovivad kiiret lahendust, kiiret muudatust oma ellu, siis see on, hüpnoos on ideaalne. Siis me rääkisime sellest, et kõik inimesed, kes on vaimselt terved, on hüpnotiseeritavad. ja me rääkisime, et seda kasutatakse ka näiteks meditsiinis on ju, et kiiremini paraneda. järgmises videos räägin ma aga müütidest hüpnoosi kohta. et kui sul on veel mingeid uskumusi, kahtlusi, sa oled kuulnud, siis vaata ka järgmist videot ja vaata, kas sinu müüt saab murtud. kohtumiseni.